Selles ekraanivideos näitan, kuidas alustada SCORM õppemooduli loomist ja kuidas ehitada mooduli struktuuri. SCORM õppemoodul on hea valik, kui soovid jälgida õppijate edasijõudmist või kasutada moodulit lisaks Iliasele ka teistes õpihaldussüsteemides, nagu näiteks Moodle. SCORM õppemooduli saad lisada oma kursusele või ka mujale Iliases, kui sul on sisu lisamise õigus. Mooduli lisamiseks ava uute üksuste lisamise rippmenüü ja vali SCORM AICC õppemoodul. Kui sa ei soovi importida juba valmis tehtud SCORM moodulit, vaid luua uut, klikka teisel valikul Uus õppemoodul. Nüüd sisesta mooduli nimi ja kirjeldus, mõlemad saad hiljem muuta, ning jätkamiseks klikka nupul Loo uus. Avaneb seadete leht, kus saad rippmenüüst määrata mooduli keele ja disaini ehk stiili. Kui sa ei soovi piirata õppijale antavate katsete arvu selle mooduli kallal pusimisel, sisesta alumisse laatrisse 0. Samuti saad seadete lehel lisada moodulile sõnastiku. Selleks klikka nupul Loo sõnastik, anna sellele nimi ja salvesta. Sõnastik luuakse eraldi üksusena, kuid see on nii-öelda haagitud mooduli külge. Mooduli struktuuri loomiseks ava menüüst sisu struktuur. Avaneb mooduli ülevaade. Lisada saad kas peatükke, õppetükke või infoobjekte. Üksuse lisamiseks klikka soovitud kohas triibulisel ribal ehk järjehoidjal. Kui soovid õppetükke või infoobjekte temaatiliselt jaotada, loo esmalt peatükke. Need toimivad nagu kaustad. Klikka järjehoidjal, lisa peatükk, sisesta selle nimi ja klikka nupul salvesta pealkirjad. Peatüki sisse sisu lisamiseks klikka peatüki pealkirja all oleval järjehoidjal ja jälgi, et valid üksusi, millel on märgistus peatüki sisse. Nii õppetükk kui ka infoobjekt võivad koosneda mitmest lehest või ekraanivaatest, mis omakorda sisaldavad teksti, pilte, videoid, harjutusi ja küsimusi. Õppetüki ehk SCOd eristab infoobjektist see, et SCO puhul saad määrata õpi eesmärke ning jälgida õppija edasijõudmist. Infoobjekt seevastu sobib näiteks mooduli või peatüki avalehe, lisamaterjalide, allikate loetelu või muu vähem olulise jaoks. SCO lisamiseks klikka järjehoidjal, lisa SCO, sisesta selle nimi ja klikka nupul salvesta pealkirjad. Nii SCOsse kui ka infoobjekti saad luua lehti või lehemalle. Mõlemad võib mõista kui ühte ekraanivaadet. Kui lehe kujundad ise nii-öelda nullist, siis lehemallide puhul on ekraani küljendustöö sinu eest juba tehtud. Lehe lisamine käib sama loogika järgi nagu peatüki, SCO ja infoobjekti puhul. Lehemalli lisamisel on aga üks täiendav samm. Vali soovitud küljendus ja klikka nupul sisesta. Mooduli struktuuri muutmiseks on mitu võimalust. Näiteks mittesoovitava üksuse kustutamiseks tee linnuke selle ees olevasse kasti, klikka nupul kustuta ja siis kinnita. Üksuse liigutamiseks mooduli piires esmalt vali see üksus, siis lõika, klikka soovitud adressaadil ehk järjehoidjal ning siis kleebi. Üksusi liigutada saad ka neid hiirega lohistades. Selleks klikka üksuse pisipildil ja hoia hiire nuppu all. Nüüd tiri üksus soovitud järjehoidjale ning vabasta hiire nupp. Üksuse paljundamiseks ehk dubleerimiseks esmalt vali see üksus, siis kopeeri, nüüd klikka soovitud järjehoidjal ja kleebi. Ükskõik millise üksuse suvandite või sisu muutmiseks klikka selle kõrval oleval nupul Muuda või klikka üksuse peal vasemas navigatsiooniveerus. Iga õppetükk ehk SCO peaks teenima õpi eesmärki või mitut. SCOle õpi eesmärgi lisamiseks ava SCO suvandid ja siis vali kirjeldus õpi eesmärgid.
Sisesta kirjeldus ja õpi eesmärk. Hiljem, kui lisad SKOsse harjutusi ja küsimusi, määravad need automaatselt, kas õppija on SKO õpieesmärgi saavutanud või mitte. Kui õppija ei pea SKO tavades selle kirjeldust ja õpieesmärki nägema, tee linnuke vastava valiku ees. Kinnitamiseks klika nupul salvesta.